No tervist kõikidele vaatajatele, täna me teeme jälle jailbreaki ja jailbreakis on olnud suurim event siiani või suurim update. Nagu kunagi pole olnud nii suurt update'i. Jah, nagu näete, siis kaart on ka nagu täiesti teistsuguseks läinud. Et treid ja kõik see on sinna kokku kolinud, see on võib-olla isegi peaaegu sama suur piirkond või ongi. Kui see ennem oli ka siin palju rohkem. Nüüd on, seal ei ole palju rohkem kui ongi näiteks praegu ka siin arvestada. Nii et siis lähme kohe uurime seda. Ja siis pärast veel autosid ka näitan, mis siia on tulnud uued autod. Nii et minge mängige kindlasti jailbreaki, sest see on täielikult muutunud. Vaadake, olete te näinud siukseid teid? No igastahes täielik update on siin olnud nagu jah. Et siin on see kriminaalibaas täiesti teistmoodi kujunenud. Täiesti teiseks. Siis ma ei ole isegi veel siin majas käinud. Mis siin on siis? Leaves. Mis ta siin siis näitab? Missugune oli? Kas on reaalne, et kunagi oli jailbreak nii väike või? Donald Shopik oli... Siin jaa, meil on teda pank. Aga muuseum oli ka. Oli kohe või? Ei, minu meelest ei olnud. Okei, chapter 2. No siin... No see on... Ma ei tea. Vesi on. Sealt läheb kuidagi imelikult piir. No see on juba korralik map. Ja nüüd on see uus. Palju tihedamalt, palju rohkem on nagu kõike. Nagu ei ole sellist lagedat maad, et kõik on ära sisustatud, hästi mägine, mis teeb palju põnevamaks asjaks. Et jah, see jailbreak on ikka... Ma ei tea, minul isiklikult see update'i mõned asjad meeldivad. Mänguvaade on täiesti muutunud, eks. Autod, jah. Ma ostsin ära kiiresti need autod, mis läksid ära. On ju mängus. Näed limited autod, Selmark, Stallion, Surus, Dunbuggy, Dirtbike ja Patrull, mis olid veel eile hommikul, olid täiesti alles. Ja siin on läinud tegelikult autode hinnad ka odavamaks, näiteks see on nüüd 35. See vist ei ole läinud odavamaks. Ja üks asi on jah, see Crown, see oli nimest nii üle hinnatud. XRX normaalne pidigi minema odavamaks. Firetruck oli ka liiga kallis. DeLorean, seda ma ei pea võib-olla väga mõistlikuks. Aga muidu ikka pigem mulle meeldis update. Ja lähme siis vaatame nüüd sinna linna ise ka. Missugune siin siis on. Siin on tulnud uued korterid nagu näha. Ma ei tea, ma tahaks, siin on mingi korter 750 000 ja siuke. Nagu äkki võiks ära osta, ma ei tea. Mul ei ole praegu nii palju raha. Siis siin on tulnud uus röövimiskoht ja panka enam ei ole ka muideks. Pank on täiesti ära läinud. Eile oli live event, jah. Näed siin, temalt saab proovida. Äsa. Igastahes. See on ka läinud odavamaks, võib-olla mõistlik. Et jah, nüüd on, aga need kallid autod ei ole ja siis ma näitan, mis autod nüüd on tulnud juurde kõigepealt. Aga lähme garaagi, sealt saab näidata neid paremini. Oh my god, see on nii äge ju. Kahekorruseline või reaalselt. Ta on populaar. Vaatame, kas mõni on saanud juba nii kiiresti populaarseks või? Oota tõesti või? Kas need on nii populaarseks saanud nii kiiresti, et on natuke kahtlen ikkagi seal. Ma ei usu, et nad nüüd nii populaarsed on. Aga võib-olla viimasen ja võib-olla kogun hoopis Fatalita jaoks. Ma ei tea isegi kui hea, aga ma näitan kõigepealt seda, mis ma näastan. See on nagu väga hea ja odavam asendus sellele
Polairele minu meelest. Ta on ka siuke sarnase kujuga. Ja nüüd tuleb loomulikult maailma kõige ägedam masin nimega siis. Aga kahtlen ikkagi. Viimasel ajal ma usun, et on kõige rohkem ostetud, aga ikkagi. Ei, see on natuke kahtlane siin tuleb. Ega nad ei ole, eile ei olnud, nad olid viimased, nii seda ma ei usu siin täna. Nii populaarsed nii on. Vaatidega midagi pole väga muutunud. No selle ja üks asi on küll veel muutunud, olen näitanud. Võib-olla peaks isegi siit poolt minema. Ja. Siin on nüüd see treidimisega. Ära muutunud loomulikult. Ja no see pool mapist on täiesti ära muutunud. Siit nagu ei ole vist isegi mitte midagi ausalt öeldes. Tomb on seest nagu kõik ära muutunud. Ja Plant Poweri piirkond ka. Sealt. Või ma ei tea, kas sealt muutunud on. Ja natuke on. No see politseibaas on ka muutunud. Jah, siuke. Sealt rongist saab võtta nüüd neid sisse. Ja mis siin veel on muutunud, siis siin on, kui käidakse nüüd kollektimas seda raha, on ju, mis sa oil-riigist saad. Ja siin on see helikopter, noh. Ma ostan ära. Ei teeks ma osta, aga jah. Ma ostsin teda ära, sest ma sain teada, et nad lähevad ära mängust ja noh. Muidu pärast ma ei taha ju kõige, meie eesmärk on kõik Childbreaki autod endale saada. Ja, nüüd saab ju hakata siin veel seda, mis ongi XP-d endagi koguma, jah, XP ongi. Et jah, ma tahan saada see katana endale. Mul on praegu juba level 2 ja ma olen top 8%. Ja tegin juba eile endale ära esimese. Jah. Miks nii kaua läheb aega? Ma peaks arrestima mõned kriminaalid. Ma ei tea, kas ma peaks neid... Kui ma saan piisavalt pruupukse, siis ma ostan endale VIP Game Passi ja Season Passi, siis ma saan lihtsalt nagu rohkem neid ülesandeid teha. Aga ma ei tea ka, kas ma ostan selle Season Passi, äkki on mõistlikum aktiivnosti. Igastahes on jah seni suurim update olnud ja kahjuks ma siis muidu oleks võib-olla hakanud läägama, sest ta on niikuinii läägas, kui see live event oli, seal oli lihtsalt ja veel kui see ekraanisalvesti oleksin ka pannud, siis ma ei oleks pärast veel mängust välja visanud, mis oleks on tegelikult. Aga mis siin on? Ja Tombil on ju uued põgenemised, kuhu see Tombist läheb? Üks koht oli see, aga seal on see vana koht veel on, aga
ma olen politsei, kellel pole mitte midagi teha, sest ma olen praegu privaatserveris. Või noh, enda sõbra privaatserveris. Kuhu me pidime vaatama? Siia. Kus on siin üldse? On või ei ole siis? Ai, siin ka enam pole seda kohta. No siis on, ma ei tea isegi, mis teine koht on, ma tean ainult ühte praegu. Eks ma millalgi sinna juhuslikult satun ka tõenäoliselt. Ja see on hoopis kaugemal. Appi. Näed siin. Siin on see üks kollektiimiskoht. Aga ma arvan, et tänast lõpetame ära video. Oli põnev update, ma ütleks ikkagi, et jah, põnev update oli, tulid uued autod ja uus season algas ning mina ütleks, et see on isegi üks suurimaid Jailbreaki update'e eales, mis oli just eile ja noh, head aega siis kõikidel vaatajatel, mängige teie ka kindlasti Jailbreaki, ärge unustage panna ka like ja sub.